muusika. Kuule inimene. On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orjarüü. Loomishoos võib loode koos, võiks sünnida uuesti. Hoos võib loode koos, võiks sünnida uuesti. Net sai otsa. Net sai otsa. Starlinki panin. Nüüd on vist tagasi. Peame alustama täiesti uuesti. No tohoh. Aga meil sai net otsa, me laseme laulu uuesti. Igatahes. Tegid ka või? Jaa, Starlinki panin. Ilus lugu, aga no ega ta lühike ei ole, jah? Ai, nii pikk lugu uuesti. On jälle aeg Teeme praegu pool. Teeme pool. selg sirgu lüüa Andke andeks, mul see net otsas. Starlinki on vaja. Ja me laseme lõpus teise orjarüü. poole. Loomishoos võib loode koos, võiks sünnida uuesti. Ja nüüd On Koit, kuninglik lõit, valguse võit, äratab maa. Prii on taeva piir, esimene kiir. siin võib pea pausi hakata lihtsalt. Langemas me maale, kõik, murrame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näe, on murdum jää, No nüüd vast. ulatagem käed, ühendagem väed. Nõul, No äkki nüüd? ühisel nõul, ühisel. Nii, täna on 8. september ja aasta on 2025 ja podcast algab, mis peame mikri ka sisse panema. Pane mikker sisse. See läks meelest üldse ära. Pane kondid maha, pane mikker sisse. Täna on Nii, täna on täiskuu, täna on 8. september 2025 ja vanaisa hakkab rääkima, podcast algab. Podcast on lühike, natuke alla tunni ja davai. Taju. Tere inimesed. Nagu ikka, kõigepealt tuli Jämejalalt nukker uudis, et maailmakuulus, Eesti maailmakuulus superjoodik Miku on liikvel ja kõik vahivad teda, aga ma ei tea, siin on meie hinnangud täpselt vastupidised. Vanaisa isiklikult on väga õnnelik. Kõik,
kellele meeldib parmlemine ja parmude jorin, palun olgegi mujal. Palun olgegi mujal. Valimise ajal karta on, et ei joote jälle täis või lihtsalt ostate viina eest endale sobiliku kandidaadi või õigemini vastupidi, kandidaat ostab teid. Meie soov on harida vähemalt mõnikümmend 000 eestlast ringi enne KOV-i valimisi, mis on oktoobri keskpaigas. Teha midagigi ära. Selge see, et kui teistmoodi hakkavad mõtlema kas või 3 inimest, aga see on juba selline kirjanduslik termin, siis me oleme ju ka õnnelikud. Kas või 1 inimene. Loodame siiski, et mitukümmend 000 inimest hakkavad teistmoodi mõtlema. Enam ei mõtle, et mis see minust nii väga sõltub. Jah, KOV-i valimised tunduvad, et ei ole tähtsad. On küll. Läbi KOV-i jala kinnitamise, ammugi siis Varjumaa ümber olev kuldne seltskond, kus miskipärast läbi e-valimiste trikkide on 50-60% oravad niikuinii endale hääli saanud, ei tea küll, kuidas. Et kui me seda ei murra, siis meil pole midagi loota. Me liigume lihtsalt sammhaaval. Kuhu me liigume? Mingi Valgevene suunas, ütleme nii, et nagu Venemaa ütleb, et teete nii, kui nii ei tee, siis läheb teistmoodi ja läheb väga halvasti. Niimoodi. Aga mis oli huvitav? Oli huvitav see moment, et sellise ei olnudki soovi, kohe ei olnudki soovi ärapanija kombel võtta lihtsalt poole nädala uudised kokku ja nende ümber haasida. Tegelikult ikkagi mitte ilkumise mõttes, vaid et teha sügavam analüüs. Oli ju siin formaadis korduvalt, aga täna ei olnud seda isegi plaanis. See oli lihtsalt põhjusel, et oleks väikene vaheldus. Ja sellise väikese vahelduse võimenduse andis üks TikTokis tekkinud meem, mis jätab mulje, et see polnud mingi liitmine, kleepimine, maalimine, vaid et see oli reaalne juhtunud sündmus, kus Ivi Eenmaa teatas, et jah, me vist ikkagi olime pikka aega kurjategijad, tegime kuritegelikke otsuseid, sest meie enda parteikaaslased valetasid meile. Ma isegi ehmasin ära, vaatasin järgi. Ivi Eenmaa ei olegi Keskerakond, on hoopis Reformierakond. Ja kinnitab, et jah, me olime kurjategijad. Kas sa leiad selle? Sina ei leia? Sa ei leiaks, eks ju? Vaata, sina saasid mulle. Et ja, see on kuskil üks hiljutisi. Inimene, kes saab aru ilusasti, et varsti on ta Jumala palge ees, hakkas aru saama, et tehtud kuritegude eest tuleb ka kunagi vastutus. Võimalik, et ma sõnastan valesti, võib-olla peab ütlema nii, et inimene on eluaeg olnud hästi aus, aga seekord järsku sai aru, et nüüd läks midagi väga nihu. Või on mingi 3. variant või on mingi 4. variant. Kokkuvõttes ma mäletan tema neid sõnavõtte ja tema neid selliseid lajatamisi. See oli päris võimas, inimene ütleb ausalt välja, et ega me vist enam mind mikri juurde rohkem ei lasta, austatud Riigikogu, aga praegu ma teatan teile. Nii, tuleb jah? Tuleb, pane ära. Leidsin artikli ülesse, või tähendab video ülesse, nüüd kuulake. Reform, üks liige, endine, kus juures Tallinna linnapea tunnistab, et nad on pätid. Et see on minu viimane kohtusida ja ma teen selleks. Neti kvaliteet on muidugi ideaalne. Mikri kõlari juurde hakkima. Vaatame. Võtame selle maha. Ma arvan, et see on minu viimane kord puldis siit rääkida ja ma teen kõik selleks, et mitte ainult teie, vaid ka kõik need, kes on teisel pool ekraani, saaksid teada, mis tegelikult
ja andke andeks, peame mikrile restarti tegema, kuna inimesed tahavad sõõrikuid ja ma unustasin ikkagi need kutsed välja võtmata. Ai, sa kurat jälle mingi Ja. Nüüd paneme edasi. volikogus toimub. Ja kui ma seda oma teksti või läbi mõtlesin, mis sa nüüd teed? Nii palju apse, noh. ma arvan, et see on minu viimane kord puldis siit rääkida ja ma teen kõik selleks, et mitte ainult teie, vaid ka kõik need, kes on teisel pool ekraani, saaksid teada, mis tegelikult volikogus toimub. Ja kui ma seda oma teksti või läbi mõtlesin, siis ma jõudsin natuke kaugemale ja ütlen kohe, et ma olen mõelnud, miks meie Reformierakonna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere nii andunult on toiminud terve oma aastase aja sotside huvides. Ja vaatamata sellele, et meid on koalitsioonist välja visanud, teeb seda edasi. Ja ma rääkisin ja küsisin nõu ühe advokaadi käest, kes on väga tuntud Eesti advokaat ja väga huvitavate protsessi võitnud, aga ka kaotanud. Ja ma küsisin ta käest, et ütle mulle, mis ühendab inimesi kõige rohkem? Õige, ta ütleb ühised kuriteod. Ja ma ei tea, ma tõesti ei tea, aga mis oli kokku lepitud, ma ei ole viibinud mingisuguste läbirääkimiste juures, aga tähendab, igal juhul ma ütlen teile, et kiiremini rääkida, igal juhul ütlen seda, et kõik info, mis linnavalitsusest tänu Pärtel-Peeter Pereni meieni Reformierakonna volikogu liikmeteni jõudis, lõppes tavaliselt sellega, kui me hakkasime küsima, kui te heaks ei kiida, siis koalitsioon läheb laiali. Noh, lõpuks läks ikka laiali ja meile pandi jalaga. Nii et ühesõnaga ma tahan ütelda, mis olid, aga ka siin on täna on juba juttu olnud, et mingid kokkulepped siiski olid, muide, milles ka mina tuleb välja hääletamistel osalenud ja ma pean siis ennast tegelikult ka ühiste kuritegudes osalejaks. Mina ise, kaasa arvatud muide ka Isamaa ja Reformierakond, me kõik oleme nendes kuritegudes osalejad ja ma tahan ütelda seda, et seesama koolimaja ostmine ja miljonite panemine nüüd näiteks, vaadake, ma usun, järgmine linnavalitsus leiab, tegelikult paberid on olemas, kuidas tegelikult selle ostmiseni jõuti. Praegu teie, härra linnapeas, te valetasite mulle näkku. Te valetasite näkku, te olete teenusmajadest huvitatud kõik nii edasi, kui teenusmajad ei ole, vaid Tammsaare 135 on kirja pandud sotsiaalmajana. Selle vahega, et kui sinna mõni natukene jõukam või 2500 perekond satub, siis ta maksab hoopis teist üüri, kui samas majas elavad sotsiaalmaja inimesed. Mitmekordset üüri rohkem. Mis ma tahan ütelda, mul ei ole palju aega. Mul on kahju täna, et linnapea lahkub siit majast ikka linnapeana, ütlen ausalt. Aga 2/4 meie inimesest, kes oleks tahtnud täna toetada Keskerakonda, 2 tinistati ära, ma ei tea millega. Ja mina... Ja ma usun, et täna on küll ka podcastiga, et liiga palju tehnilisi vigu on, et no räägi, aga mina soovitan, et on küll, aga okei, liiga palju tehnilisi vigu. Jaa, oli küll, jah.
ja õpi tõstis ära. Karit Tölle tahab sinuga kangesti küpsiseid ja kaabusid jagada. Ja alati just siis, kui meil on podcast. Et noh, ma hakkan väga hoolikalt jälgima seda, et sa selle nupu sinna vajutad. Aga ja, kui me võtsime süvitsi väga täpselt faktoloogiliselt varasemate podcastide ajal, kes, kuidas, kui palju, millised on summad, siis täna on üldinimlik lähenemine. Kas või sellepärast lihtsalt, et ongi selline kuu faas ja ongi mingi selline kuu puhastus. Iivi Eenmaa ülestunnistus või selline commitment oli ülivõimas. Ta palus andeks selle eest, et ka tema käega tuli volikogus välja mingi sigadus. Kui palju me neid momente üldse näeme? Täna me näeme, üleüldse nägime teist. Kui te panite tähele, siis ka tema kasutas hästi palju terminit tegelikult. Me ei ole selle nüüd mingi patendiomanikud, tegelikult on täiesti grammatiline termin, aga tegelik Eesti ja tegelikult Eestist ja mis tegelikult toimub. Meie alustasime, jah. Räägime, mis tegelikult toimub. Nii armas on, kui inimesed järsku tajuvad, võib-olla läbi selle sama suure kuu, et oleks vaja oma hinge seest välja lasta see tegelik mina ja tunnistada, et siin ma olin vale. Selge on see, et see põhiline oravate kamp seda ei tee. Meikar tegi seda ka ainult sellepärast, et jäi leivast ilma. Tunnistas selles, et tegelikult me oleme tohutud kurjategijad, veame tohutuid summasid kilekotiga ja oleme seda teinud aastaid. Kui te panite tähele, siis kuhugi see ei jõudnud ju. Mingid kriminaalasja ei tulnud, sest tegelikult ju ka prokuratuur on huvitatud sellest, et nii suurt pauku ei toimuks. Tegelikult ju. Et siis, kui te saate ilusasti aru, siis Eesti Vabariik on tegelikkuses täna kunagiste bolševike talalakkujate järeltulijate poolt anastatud riik. Kogu süsteem on üle võetud neobolševike poolt, kelle eesmärk on kas või meid maha müüa, kas või kogu riik maha müüa, aga peaasi võimule jääda. Ja kui te sellest lõpuks aru saate, siis näe küll, siin Iivi Eenmaa tõi välja, seal kuskil mingi maja jälle püüti maha ärida. Aga vaatame kõik need jäätmekäitlused, kombijaamad, tuulepargid, vaatame kas või see 2,4 miljardit, mis on pisiraha Michali, nii rumalad inimeste nimegi ei taha nimetada nagu Võrklaev ja Michal ja mis ligi ja aga sellised üüber numbrigeeniused ütlevad, 2,4 miljardit ei peaks teid huvitama, et see ei ole mingi suur summa. Et kuhu me jõuame? Mõte oli täna rääkida hingelisest sellest kõigest. Kui me jääme lootma selle peale, et keskmine orav, ehk siis piltlikult öeldes iga teine või iga kolmas, ütleb järsku, et mulle tuli valgustus peale. Ma tahan tunnistada rahvale üles, ma olen palju kurja teinud ja ma enam ei taha teha ja väike karistus ei oleks ka paha. See on naiivne, oleme ausad. Et prokuratuuri inimesed ütleksid järsku, et me saime aru, me oleme kaitsnud valet parteid. Kohtunikud arvaksid, et me oleme valet parteid kaitsnud, nad on tegelikult ju kurjategijad. Teate, see on ju ka naljanumber. Meil ei jää muud üle. Okei, eestlane pole väga, tänava peale tuli väga sikene pikatiga vehkimine ei lähe ka tänasesse kultuuriruumi isegi. Aga võtame niimoodi, et see, kes võiks hakata käsi raudu panema, see politseinik, ta on ju kellegi normaalse eestlase sugulane. Normaalsete, suure hulga normaalsete, täna on 95% eestlasi normaalsed. Ainult 5% on teiste arvelt kasusaajad ja ametlikuks pürgijad.
see tänane proportsioon on nii mõistlik veel siiamaani. Ei ole niimoodi, et 40% tahab elada 60 arvelt. Täna oleks võimalik lihtsalt see kodune ümberkasvatus. Vaat, ma ei mõelnud seda terminit ise välja, aga kuidagi tuli keele peale. Vaadake tõsiselt otsa neile kõigile, neile ülbetele krokodillinahksete portellidega sisuloojatele ja juhtmetele, kes kuskil parteis sätivad inimeste mõistusi ja saavad suurt palka või siis ametnikele otse, kes uusi määrusi teevad või kohtunikele, kes ütlevad, et no, sina oled niikuinii süüdi ja tema on õige, sest tema on õigest parteist ja sina ei ole ja see, mis asi on, ei huvita mitte kedagi enam. Ja lõpuks nagu see toodi praegu mingi Tammsaare teemaja, eks ju. No lõpuks on kohtuasi ja kaotavad need, kes läksid üldse jälle Reformierakonna vastu. Reformierakonnal on juba tohutud huvid. Kusjuures pandi ju mingi 2-3 Manhattani detaili kähku püsti reformierakondliku linnavalitsuse juhtimisel, mida nad on juhtinud võib-olla napilt, ma ei tea palju, mitu kuud. Juba kähku. See kõik on see hingetus. Võib-olla tõesti, võib-olla see mingi see kõrghoone sinna kuskile olekski nagu sobinud või sobibki. No, üks on selge, et selle taga on meeletu altkäemaks. Tõnismäele jälle jagatakse kõigile seal. Need jagavad siis kohtunikele, jagavad prokurööre, jagavad ajakirjandusele ja jälle kõik see süsteem nagu toimib. No aga kas me ükskord saame sellest ka jagu? Kuidas me sellest ükskord saame jagu? Mul on tunne, et Eesti tee on tõesti see, kui me neile loogiliselt kuriteole kaasaaitajatele vaatame kodus otsa ja ütleme, et ma ei vaja sinu räpast raha, ma ei vaja sinu räpaseid kingitusi. Sa kurat teed, no vastavalt siis, kes ametnik teeb määrusi, valesid, Pärtli, Petri taolised riisuvad, rääkimata sellest tema Bondorastki, kes ainult riisub inimesi. Nii kui sai hanke ligi, davai, jälle omad ligi, kõik, mis iganes, kõik. Kas te saate aru? Halvast puust ei kasva head vilja. Ma olen seda rääkinud peaaegu iga podcast. Halvast puust ei kasva head vilja. Koristame ära selle seltskonna. Ma ei tea tõesti, me ei ela sellises ajas ja me pole nii vägivaldne rahvas. Me ei räägi seina äärde panemisest. Ma ei tea, kuidagi moodi tuleb rahulikult selgeks teha, et teate, mis teie juhtimine oli nii halb. Minge kuskile tootale tööle, äkki kuskile sobite. Muidugi me teame, et ego ei luba seda. Mis asja, keegi kamandab neid, kes omasid riiki. See saab olema, tahes-tahtmata, õhus istub üleval revolutsioon. Nad ei lähe ju kuhugi, kuhu nad lähevad. Aga kas meie peame taluma? Kas me peame taluma seda? Meil on täpselt sama suur riigieelarve, 17, midagi miljardit, kui on Leedul, kus on rahvast 2 korda rohkem. Ja kuidas nemad hakkama saavad siis? Ja kuidas meie ei saa? Aga sellepärast, et me lihtsalt hävitame seda raha. Õigemini nemad hävitavad seda raha. Ja jällegi, ma niimoodi ujun teemaga, aga kui keegi viitsib, siis paneb kokku selle. Ongi võib-olla ujumine on nagu mingi alateadlik soov. Sina väsisid ära, jah? Jäme jalg väsis ära. Mina oleks tahtnud inimlikkusest veel rääkida, aga tahes-tahtmata on see monoloog, jah? Niimoodi kohe läksid, kohe niimoodi kukkusid ära või? Vot, jäme jalg on meil siin A ja O täna ja ütleb, et rohkem juttu ei tule. Ma oleks tahtnud kellegagi debateerida tegelikult. Täna ei ole küsijaidki või?
no davai, võta mikker ja see, mis tahad. ühesõnaga, täna oli, jätkake samas aimus, davai. Täna oli 8. november